Saddamil pidid olema keemiarelvad. Ja pidid olema ja pärast tuli välja, et tehti mingis tehases aspiriini, kus pidi olema hirmus. Ja ma mäletan, kui USA välisminister ÜROs laputas siis seda pudelit ja ütles, et seal on Powell, sõjapealik Powell, et seal on, näed, see mürk. Tead, kui seal oleks selline sõjali mürk seal pudelis. Viskand konteinerites, seda oleks pidanud kas sa saad aru, võtta käidat, et näed, me leidsime, siin on see mürk. See oli õhukene näha. Oleks kukkunud põrandale maha, oleks terve see ÜRO olnud siruli seal, eks? Ja sellist tsirkust tehakse rahvale. Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, meie alustame siin 11. saadet Eestimaa maskita lood. Juba oleme 11. saateni jõudnud ja täname kõiki vaatajaid, kes on meid vaadanud ja julgustavate kommentaaridega ka toetanud. Muidugi pean nüüd ka kriitikale vastama, et selline lugu on, et meil on selles saates kinnitan, et me ei hakka keegi näitama, meil on kõigil kingad jalas, meil on kõigil ka sokid jalas, meil on aluspüksid jalas ja meil on ka püksid jalas, nii et armsad Eesti naised, rahu südamest teile, võite rahuga meid kuulata ja seda, mida me räägime. Nii et turvalisus on tagatud. Alustame siis saatega ja meie saate teemaks on siis valed. Ja valedega on me siin alguses rääkisime selline hull lugu, et me ei saagi nagu valedest rääkida, et peale valeda nagu õieti ei olegi midagi, et me oleme nagu mingi vale ookeani põhjas, nagu me oleme õhuookeani põhjas. Atmosfäärist oli eelmine kord jutt. Aga meil on jälle vastas siin sõnakad mehed Sven Kivisildnik ja Harri Raudvere ja mina ise olen siis Jaanatto rahvusliku teatri toimetaja ja no kumb teist alustuseks siis? Mina tahan alustada, sellepärast, et ma aeglane ja kunagi ei jõua nagu, sellepärast, et ma olen kunagi reklaamis töötanud ja mul tuleb meelde see igapäevane reklaamitöö, mis ju tegelikult põhineb valedel. Mitte keegi küll otseselt valetada reklaamiseaduse järgi ei tohi, aga no kujutame ette nüüd sellist šampooni reklaami. Mina ei ole seda teinud, lihtsalt olen näinud, aga no see on illustreeriv materjal. On mingisugune paljas naine kuskil duši all, nühib ennast mingisuguse šampooniga, vahutab ja oigab seal, nagu oleks orgasm käes või tuleks neid 10 tükki järjest. Seal ei ole mitte midagi tegemist selle šampooniga. Sa võid katsetada, määri endale seda šampooni peale või alla või ükskõik kuhu. Mitte midagi ei juhtu, mingit häält ei tule, ei sinule ega kellelgi teisel. Võite proovida. Et selles mõttes see ei ole otseselt vale. Reklaami mehhanism on ju selline, et võetakse nürimeelne asi, šampoon ja pannakse seda kõrvuti, ütleme see üks erutav asjaga seks. Või võetakse mingi nürimeelne toode nagu pank ja pannakse seda kõrvuti üks uhke asjaga nagu tammepuu. Ja võetakse kindlustusselts ja siis näidatakse mingid mägesid ja liustikuid ja midagi uhked. Või siis võetakse kommikarp ja siis keegi baleriin keerleb seal kõrval. Sisuliselt on see vale. Nendel kommidel ei ole tegemist midagi baleriinidega, sel kindlustusel pole midagi tegemist mägedega. Sulle jäetakse selline mulje, kuna baleriin, eks ole, see on siuke õilis asi ja mäed on siuksed suured ja võimsad ja kindlad. Et see on puhas siuke emotsionaalne tuunimine, aga sisuliselt on see vale. No rääkimata üldse mingist ajalehe uudistest, ma ei taha nendel üldse nagu pikalt peatuda. Ma olen lugenud uuringut, mis räägib seda, et ütleme arvamuslood iseendast seal, mis õige inimene arvab, midagi on nagu on, kommunist arvab oma kommunistlikku mingit jura ja homoseksuaal oma homoseksuaalset jura, ega sealt ju midagi ei tule. Aga lihtsalt uudised, ükskõik lehes, raadios, telekas, 85% Ameerika uudistest on sisse ostetud. Järelikult see ei ole uudis, vaid raha eest sulle mingisugune näkku paisatud, mingisugune suvaline materjal. Et selles mõttes me elame ju keskkonnas, kus on reklaamid, uudised, meelelahutus. No meelelahutuse sisse tänapäeval pikitakse ka mingisuguseid asju, mis on sulle tähtsad. Näitlejad peavad olema musta näolapiga ja siis nad peavad olema 2 isast, kes üksteist armastavad või 2 emast, kes seal üksteisele selga ronivad. Ükskõik mis teemal on film, ükskõik mis seriaal, see jõuab ikka selle peale.
miks oma soo ihar ronib teisele selga, see on läbiv teema, absoluutselt igal pool. Mina ei näe sellist asja oma elus, ma olen siin Pärnus ringi, eks ole, vaatan, midagi sellist ei toimu. Et selles mõttes minu meelest enamus asja on valed. Või üldse see, et muusika pähe pakutakse välja, no Jüri Lina saates meil oli nagu muusikast juttu ja asjadest. See ei ole ju muusika, see ei vaska muusika definitsioonile. Noh, pole meloodiat, pole loovust, pole harmooniat, pole midagi. On lihtsalt mingisugune tehisintellekti kokku keerutatud junn. Et selles mõttes mina lõpetan oma ploki nüüd ära, aga sellega, et praktiliselt ükskõik, mida sa näed, kuuled või vaatad, ta on mingis mõttes vale. Aga võib-olla nad sellepärast esitavadki neid asju niimoodi, et nad püüavad mingit tunnet edasi anda, mis selle kaubaga peaks või pangaga peaks siis nagu kaasa tulema. See on midagi väga nagu tammepuud ju me kujutame ette midagi väga vana. No ja inimesel on väga raske kestvad ja tugevad ja... No ja emotsionaalne argument on ikkagi see, mis töötab ka igasuguse lollusega. Vaata, kui inimesel on ka väike mõistus, tal ei saa igasugust asja öelda. Tal ei saa öelda, et süstimürki või et testimata mingisugune ravim, mida tavaliselt tehakse 5 või 10 aastat, on tehtud 3, 4 või 6 kuuga valmis. Seda on katsetatud 8 hiire peale ja nüüd sa pead selle sisse süstima hakkama. Aga sind hirmutatakse, vaata see vanaema sureb ära. Sa ise sured ära. Nägid, kuidas hiinlane suri ära? Näed, kiunus ja suri ära. Sured ise ka ära, hakka kohe süstima. See on puhas emotsionaalne sajoob. Sellel ei mitte midagi nagu tegemist, nagu tõega või teadusega või hoolimisega. No, ükskõik kust nurgast sa võtad, kui hakatakse sulle mingisuguseid illegaale maale tooma, nad surevad ära, surijad koputavad su uksel, need uks on seal, kas sa lased inimese seal ukse taga ära surra? Muidugi ma lase inimest ukse taga ära surra, aga neid krantse ma ka sisse ei lase. Sest nad ei sure, neil ei ole mitte midagi viga. Elasid seal Aafrikas enne, elavad edasi. Ja nende rahvaarv erinevad Eesti rahvaarvust seal kasvab. Aafrika keskelt läbi kasvab kohutavalt, seal võib-olla paar riiki, kus ei kasva. Ei kasva, see plahvatab. See on hullu meile, mis seal toimub. Kus nad siis surevad? Meie sureme siin. Kui nemad siia tulevad, ütleme niimoodi. Aga Harri, mis sina... No mis ma arvan? Ma olen sellega tegelikult nõus. Sellepärast, et igasugune reklaam on ju paratamatult inimese käitumise või teadvuse mõjutamine kindlas suunas, etteantud suunas. Ja loomulikult kasutatakse ära kõiki abivahendeid, viise ja vorme, et tekitada inimeses reklaamitava kauba jaoks selline meeldiv arusaamine, mis assotsieerub võib-olla selliste unistustega, soovidega, unelmatega. Ja kui viia mingisugune konkreetne asi selle niinimetatud unelmate sooviga kokku, siis kindlasti see inimest mõjutab ja kas ta nüüd vahetult mõjutab sellel samal hetkel käituma soovitud suunas. Võib juhtuda niimoodi, et ta käitub kunagi hiljem, sellepärast et reklaam on ju pidev, regulaarne mõjutamine, mis ühel hetkel peab kindlasti andma soovitud tulemuse. Aga kui me nüüd räägime reklaamist, see on täiesti õige, et see on üks valdkond, mida me peame arvestama, sest et vaata, me oleme ju kõik tähele pannud, kuidas uut automudelit reklaamitakse, kooritakse ilus näitsik puhtaks, istub seal kapondi peal. See tekitab sellise, see ei ole ju vale, ta on ju ilus. Auto on ka hea, iga võib-olla väga palju inimesi, kes seda pilti vaatavad, ihaldavad seda masinat ja loomulikult mehed vaatavad seda kaasa pandud siis kaunistust, seda naist ihaldava pilguga ja muide ka pidi naistele väga hästi mõjuma, sellepärast et naised tekitavad iseenda jaoks võrdlusmomendi. Ma ei tea, ma ei ole naine, ma ei ole seda võrdlusmomenti tundnud, aga väidetavalt on mulle niimoodi üks reklaamispetsialist öelnud ja rääkinud, et seda tehakse nii, aga oma olemuselt me ei saa öelda ju, et see käitumine või see viis, kuidas seda tehakse, saaks olla vale, sellepärast et neil on eesmärk ja nad kasutavad just nimelt neid vahendeid, mis meid mõjutavad võib-olla kõige rohkem, sest et selle kohta on ju olemas väga põhjalikud uuringud, kuidas mõjutada inimest, kuidas mõjutada inimese teadvust ja me jõuame paratamatult jälle sellise kuldse tõsiasja juurde,
et kui korrata hästi suurt valet, mis on tohutult suur vale, korrata seda kogu aeg ja öelda, et see on tõde, siis ühel hetkel hakkavadki inimesed uskuma, et see ongi tõde. Ja no, see näitabki ilusasti, et meie ajakirjanik, ajalehti või meie uudiseid ei ole mõtetki kuulates, need ostetakse sisse ja väga paljudel juhtudel ei pruugi kõik olla kaugeltki vale, mida meile näidatakse, aga kõige suurem vale on alati pooltõde. Ja kui sa näitad või räägid mingist asjast poolikult ja tood välja ainult täpselt selle suuna või peegeldad mingisugust olukorda või situatsiooni täpselt sellisena, nagu sulle vaja on, siis loomulikult saavutad sa oma eesmärgi. Olgu siis selleks ükskõik, olgu see siis õilis eesmärk või olgu see alatu eesmärk, see ei puutu asjasse. Aga kui sa saavutad läbi selle pooliku tõe edastamise selle soovitud eesmärgi, siis loomulikult see inimene, kes seda sinu poolikut tõde tarbib, on ohver. Ja ei ole midagi hullemat, kui sa pead langetama iseenda jaoks eluliselt olulisi väga tähtsaid otsuseid. Ja sul ei ole selle otsuste langetamiseks piisavalt adekvaatset informatsiooni ja sa lähtud nendest pooltõdedest, mida sulle ette serveeritakse. Vaata, minu meelest on see teiselt poolt lausa kuritegelik. Ja seda me näeme tänases meie ühiskonnas pidevalt, kui meile püütakse selgitada või räägitakse teatud valdkondades teatud küsimusi ja ainult peegeldatakse seda ühes suunas või ühel viisil. Ma saan aru, selle asja nimi on väga hästi öelduna, on see propaganda. Ja nüüd tekibki küsimus, et kas propaganda, nii nagu ka see reklaam, sest et tegelikult ega propaganda on, võiks öelda, et see on reklaami erivorm. Sama asi, eks, aga nimetame teda teisiti, see on praktiliselt sama asi. Et reklaamil peab seaduse järgi juures olema kirjas, et see on reklaam ja ta vastab teatud nõuetele. Propagandale peab midagi juures olema, ei peab mitte mingitele nõuetele vastama. Et propaganda selline palju ohtlik. Propaganda on ohtlik, propaganda on laus, paljudel juhtudel täiesti laus vale, mille alusel kujundatakse mitte ainult siis ka ühe inimese meelsust või arvamust, vaid laiade masside meelsust. Oled sa, Harri, näinud sellest filmi nagu Propaganda? Ei ole ausalt öeldes. Vaata, see on Põhja-Korea film on olemas ja filmi nimi on Propaganda. See on olemas vene ja see on olemas inglise keeles. Nii et Google'is nagu Põhja-Korea Propaganda ja see on ikka selline film, et mida inimesed ei suuda nagu lõpuni vaadata. Ei, no mis see nii väga hullu on, me oleme ju... See on väga tugev lääne ühiskonna kriitika. Meie ja inimesed on kokku puutunud väga suguste ja suurte valedega ja vaata, see on ka üks asi, et me tunneme ennast täna siin, no ma arvan, et küllaltki hästi oma vaimus, oma meeles, oma tões, oma õiguses. Just nimelt võib-olla tänu sellele, et me suudame eristada meie ühiskonnas eksisteerivat valet reaalsusest ja tõest. Ja meie sätime oma käitumist ja oma tegevust just nimelt oma arusaamise järgi, parema arusaamise järgi ja lähtume nendest tõest ja objektiivsetest asjaoludest. Sellepärast, et me ei ela täna informatsiooni sulus või informatsiooni vaakumis. Me oleme, võib-olla me teame ju ajaloost, eelmiste sõdade ajal võeti kätte ja korjati inimestel isegi raadiod ära, et nad ei saaks mingisugust informatsiooni, mis väljaspoolt tuleb. Täna me viibime ju praktiliselt avatud sotsiaalmeedia ruumis, kus igaühel on mobiiltelefon taskus, igaüks võib pildistada, filmida, näidata ja kui sa nendest killukestest paned huvitava pildi maailmast, mis sünnib, siis ja oskad ka aru saada ka nendest tendentsidest või suundumustest, tundes ja teades väga paljude erinevate ideoloogiate lähtepunkte ja tänu sellele suudad sa ka tõlgendada seda informatsiooni, mida sa siis nii kätte saad, siis sa võid saada päris objektiivse pildi üldisest olukorrast, sest tegelikult see on praegu, mis meid peaks rahvana ja väikerahvana kõige rohkem erutama. Saama teada, milles peitub reaalsus, milles peitub tõde ja meil peab olema piisavat tarkust seda hinnata, hoomata ja sättida oma käitumist just nimelt selle alusel. Need on kuldsed sõnad, Harri. Sa peaksid, ma ei tea, kus kohas Riigikogu toolis või presidendi
lossis need ütlema, et nagu on väga hea, et nad vähemalt inimesteni meie saatestki jõuavad need. Seda ei taheta ja fakt on see, kes juba põhimõtteliselt eos toob välja antud asjaolud ja püüab seda tõlgendada ja kajastada objektiivselt olukorda meid ümbritsevas ruumis. See on paratamatult taunitud isik, sellepärast, et kui tema mõtted, tema vaated, ma võiks isegi niimoodi öelda, või tema seisukohad ei haaku peavoolu poolt pakutavaga, siis paratamatult rünnatakse meie ühiskonnas sind isiklikult, mitte ei hakata sinuga laskuma või laskuta sinuga konstruktiivsesse dialoogi, et tuua välja tõde nendes asjaoludes. Ja siis see ongi niimoodi, et kuna sind rinnatakse isiklikult, sind taunitakse, siis paratamatult ei olegi võimalik selles inforuumis jõuda objektiivse tõeni. Ja see on muidugi ääretult hukatuslik tervele riigile ja tervele rahvale. See on jah väga paha. Oskad sa näiteks tuua, tuleb sul moment? Jaa, muidugi tuleb. Näiteks ka, nagu ütleme, et ühelt poolt afišeerimine on taunitav. No nagu just praegu Sven rääkis reklaamist, et see on ka sulaselge vale. Siis mina leian ka, et informatsiooni varjamine on võrdne ju praktiliselt valetamisega, sellepärast, et sa ei peegelda olukorrast õiget ja objektiivset pilti inimestele. No näiteks ma ei tea, palju meie meedia on praegu kajastanud neid suuri sündmusi, mis toimuvad Euroopas, millised meeletud rahva väljaastumised on Itaalias, Prantsusmaal, Saksamaal. Peaaegu ei ole. Kus kümned ja sajad tuhanded inimesed tulevad tänavatele loosungitega, nõuavad, et NATO olgu kadunud, valitsus ohjeldagu hindu, lõpetage see hindade tõus, elukallidusele, pange pidurid peale. Meil on täielik vaikus sellest, meil praktiliselt ei räägita, see on nüüd üks pool, eks. Aga ma küsin siit edasi, hea küll, meil ei räägita, meie inimene ei pea teadma, meie inimene on orjarahvast aretatud selline genoom, kes istub vaikselt nurgas, ennem sureb, nutab, kui ta midagi ette võtab, aga... Ma ei ole selle orjarahvaga päris sinuga nõus. Tähendab, aga no räägi edasi, vabandust. Kui me ei oleks orjarahvas, siis meid täna sellised inimesed meie riiki ei valitseks. Selles on küsimus. Ega ma ei süüdista kedagi ega heida kellelegi midagi ette. See on paratamatus, see on fakt, millele ma tuginen. Sest me oleme lihtsalt läinud kaasa nende suundumustega, mis on valed, mis ei ole meie väike riigi jaoks sellised, mis peaksid olema. See ei olegi riik, see on mingi kolhoos. Me oleme me oleme selle riigi sinna meil lasknud, aga ma tahtsin jõuda ühe küsimusega nüüd edasi, selles samas. Üks on need inimesed on lihtsalt ära petetud ja teine asi on orjameelsus. Ma räägin, et väike rahva kõige suurem relv on tarkus. Ja kui sa oled tark, siis ei saa sind petta. Ja kui sind on petetud, siis sa saad nähtavasti. Me kõik oleme käinud koolis, meil on kõigil võimalus raisata või kulutada oma aega selleks, et teha endale mõni küsimus selgeks. Aga vaata, ma tahtsin minna edasi just selle teemaga, et kui me täna väga paljud Euroopa riigid ja rahvad tulevad tagajalgadele püsti, sõna otseses mõttes, ja protesteerivad hinnatõusude ja elukalliduse ja kõike muu vastu, mis neid iga päev tabab, siis ma küsiksin ainult hüpoteetiliselt. Aga mis siis saab, kui neil seda gaasi enam ei ole, mille eest nad täna peavad kõrget hinda maksma? Mis siis saab, kui näiteks Prantsusmaal, ma vaatasin Prantsuse televisiooni ja ausalt öeldes silmad pärani, kus bensiinijaamades on bensiini järjekorrad siuksed, et täpselt nii kaugele kui silm ulatab ja politsei seisab bensiinijaama sissesõidu ees, võtab kätte, vaatab seda, palju sul paagis seda bensiini on, 3/4 paaki, mine ära sinuline siia asja. Reglementeeritakse täpselt, kes juba kui palju saab. Mis juhtub selle ühiskonnaga, teise ühiskonnaga, kolmanda riigi ühiskonnaga? Võid vastata teaduslikule uuringule põhinedes. Ütlen sulle, kui täna protesteeritakse selle kauba vastu, mille hind tõuseb, mida tehakse siis, kui seda kaupa lihtsalt enam ei ole? No
sellepärast, et nemad seal protesteerivad ja me ei protesteeri. Mina olen tegelikult nõus selle orjarahva nagu definitsiooniga. Minu arust seda teistmoodi on üldse nagu raske defineerida. Aga see selleks. Keskmise Lääne-Eurooplase elu on olnud palju parem kui meil. Meil enamus inimesi elavad peost suhu. Absoluutselt. Ja ta on harjunud peost suhu, paljud on elanud, midagi ei muutunud. Aga sa nüüd elad pool peost või kuskilt on seal peos sul mõni iva vähem või rohkem. Pole suurt vahet, aga vaata, kui korralik sakslane kaotab ikkagi nagu heaolu, reaalse heaolu, millega ta ei ole ette kujutanudki, et teistmoodi võib üldse olla. See on väga raske, sellepärast nad märatsevad, ma arvan, et see on nii. Aga küsimus sellele, et mis siis juhtub, kui ütleme näiteks 2 nädalat ei ole enam elektrit olnud, bensiini polnud, toit on esimestel päevadel nagu ära rüüstatud. Eestis on ka ju toiduvaru umbes 3 päevaks riigis. Kõik kogu aeg tuuakse juurde, kui enam juurde ei tooda, lõpeb ära. Ma lugesin mingi uuringu sellist kokkuvõtet, et mis just, ühesõnaga, et mis juhtub siis, kui 2 nädalat pole enam mitte midagi olnud. 10% inimesi tapab ennast ära. See on lihtne, kõik valmis, nende jaoks on nagu laped. 90% jääb järgi. 10% siis hakkab tapma seda 80%, kes elus. Igal tapja tüüpi inimesel on 8 ohvri tüüpi inimest nagu tappast. 1 on juba surnud 10. Ja see 8 inimese tapmine ei võta kaua aega. Aga võtame selle olukorra ja nagu sa ütlesid, et ei ole 10 päeva jooksul midagi toimunud. 2 nädalaga. 2 nädalaga on midagi toimunud. Aga viime selle olukorra näiteks kunagi talude majanduse juurde tagasi, kui inimesed elasid nagu 80% või 70%, mis nad oleneb ajast elasid taludes. Kui siis 2 nädalat midagi juhtunud, siis juhtu ju mitte midagi. Meil ka mitte midagi, kõike nad tootsid ju ise ju. Aga ma arvan, et minu talus ka väga palju ei juhtu. Puud on olemas, vesi tuleb kaevust. Vaata see, siin on nüüd üks asi. Kui mingi toiduvaru on hea. Siin on üks väike nüanss. Kuidas me oleme sellisesse olukorda jõudnud või kes on meid sellisesse olukorda viinud nagu peaks olema? Kujuta nüüd ette, linnarahvas, kellel enam mitte midagi ei ole, poed on rüüstatud, seal enam süüa ei ole, nad valguvad laiali kui tarakanide parv. Neil pole isegi kütta midagi, nad toolid ja viiulid ära põletavad. Tulevad ükskord, sa vaatad, astuvad sulle õue peale, tead sellised täitsa tundmatud kujud, naised, lapsed kaasas, tulevad nagu rändrohutiltsud, teevad su küttepuudega 1-0, teevad su toiduvarudega, söövad su sahvli tühjaks, lõpuks löövad sulle omal hüvast jätuks kirve pähe. Lähevad edasi. Meil on Kaitseliit. No, mis sa arvad, et Kaitseliidul on siis kõike küll ja Kaitseliit kõik kaitseb. Vaata, sa ütled, et meie inimesed elavad järgu peost suhu. Paljud inimesed elavad peost suhu. Vaata, meie oleme selle põlvkonna inimesed, et me oleme näinud ka teistsugust riigikorda. Ja ütlen, et vaata selle riigikorra järgi inimesed ei elanud peost suhu. Nendel inimestel, kes tegid tööd ja ütleme veel kord, kellel käed ei kasvanud tagumikust välja, ma olen seda öelnud. Need elasid selle ühiskonna korra ajal ikkagi päris hästi. Ja vaata, kui nüüd küsida, et mis siis on nagu probleem, tolle aja probleem ja praeguse aja probleem, kui me vaatame nüüd inimese seisukohalt ja püüame hinnata objektiivselt, tuginedes iseenda subjektiivsele kogemusele. Siis ma ütlen seda, et elekter oli sul toas, elekter oli odav. Mis see maksis 4 kopikat. Oli kilovatt. Ja elektripliidiga 2 kopikat. Bensiin oli sul odav, söök oli sul normaalne. Jah, öeldakse, et näed ei olnud süüa, olid järjekorrad, talongid. No, see oli siis, aga ütleme näiteks kuldsed 60-ndad, mis oli neil viga. Mitte midagi ei olnud, ma mäletan väga ilusti seda. Mina olin tudeng 80-ndatel ja Tartus sai peaaegu igalt ühelt sai tudeng laenata 3 rubla ja sellega mingit lihtsat toitu osta nädala aega. Laenas praegu nädala toiduraha kelleltki. Jah. Aga okei, see oli mingisugune, ega seal suitsuvorsti ei saanud osta ja sinki, aga mingisugust, kohupiima, saia, ma ei tea. Ütleme niimoodi, sa said selle raha eest toituda tervislikult. Ja toidu kvaliteet oli ka absoluutselt teistsugune. Ma vabandan, me peame nüüd vast saate teema juurde tagasi tulema, et see olid ikkagi valed, et
mis on see kõige hullem vale või kõige suurem vale või rängem vale või mis see õige sõna peaks olema? Minu teadvus, tähendab, minu endale teadvustasin. Progress, meil läheb paremaks. Ja mina teadvustasin iseenda jaoks, avastasin tohutu globaalse vale peale 9.11. sündmusi. Sest kui ma nägin, ma vaatasin neid filme, mida ka ameeriklased tegid ja lugesin ja kuulasin, mis on ametlikud versioonid, siis ma sain aru, et ametlik versioon on nii globaalne ja totaalne vale, et ausalt öeldes seda meie haridusega inimesel oli väga raske mõista või aru saada või uskuda. Aga kui kõik maailma meediaagentuurid võimendasid seda ametlikku versiooni ja selle ametliku versiooni tulemusena anastati ja tapeti rahulikke elanikke teistes riikides valede väidete najal. Saddamil pidid olema keemiarelvad. Ja pidid olema ja pärast tuli välja, et tehti mingis tehases aspiriini, kus pidi olema hirmus. Ja ma mäletan, kui USA välisminister ÜROs laputas siis seda pudelit ja ütles, et seal on Powell, sõjapealik Powell, et seal on, näed, see mürk. Tead, kui seal oleks selline sõjali mürk seal pudelis. Viskand konteinerites, seda oleks pidanud kas sa saad aru, võtta käidata, et näed, me leidsime, siin on see mürk. See oli õhukene näha. Oleks kukkud põrandale maha, oleks terve see ÜRO olnud siruli seal, eks. Ja sellist tsirkust tehakse rahvale ja inimesed kõik kuulavad, mõtlevad, issand jumal, hea Ameerika tuleb ja päästab terve maailma sellise hullu käest, kellel on selline keemia. Valge pulber sellises klaaspudelikeses. Jumal hoidku. Ja kui sa mõtled ja vaatad seda, küsid ise endalt, et kas ma siis olen hulluks läinud või olen mina ainukene see loll, kes usub. Aga tead, mis kõige kuradim selle asja juures on? Kui sa võtad sellest ja räägid oma tutvusringkonnas, oma headel sõpred, ütled, vaadake inimesed, me oleme kõik haridusega inimesed, see ei saa olla loogiline. Sellepärast, et me ju väga paljusid asju oma kognitiivse käitumise põhjal või selle põhjal anname hinnanguid. Kas asi on tõene või ei ole tõene, milline on meie haridus, milline on meie ettevalmistus. Ja kui sa tunnetad, et see asi füüsikaliselt ei pea paika, ei moraalselt, ei seaduslikult või on täiesti tegemist nonsensiga. Ja kui see on ametlik poliitika enamus maailma riikides, siis mõtledki, et tõesti, et peatakse maakiri kinni, me tahame maa minna. Sest et sa oled ussiki, sa oled putukas, sa oled tolmukübe kogu selles süsteemis. Ja kui sa räägid, siis selle asemel, et keegi kuulaks, ütleks, et võib-olla tõesti, hakatakse sind jälle represseerima, mida sa räägid, sest et näed, nii tähtsad inimesed on seda kirjutanud, nii tähtsad inimesed on seda öelnud ja nii edasi, nii edasi. Näiteks ma ütlen sulle, terve see probleemistik, mis on täna Eesti ühiskonna ajanud ikkagi täiesti kahteleeriv omavahel varsti karupidi kokku. On kas või seesama Ukraina sõja teema, sündmused ja põhjused ja tagajärjed täpselt samamoodi. Põhjus on see, et Ukrainal pole enam tuumarelva ja ta andis tuumarelva ära, sest mõned suurriigid lubasid tagada suveräänsuse, iseseisvuse, vabaduse ja kõik muud asjad. Keegi ei taganud mitte midagi. Julgeoleku lubasid tagada, jah. Ja anna oma relvad ära, mis sul on ja kohe on sul pask kaelas. Usu lääneriike ja venelasi. Ühesugused lurjused on nad. Ütleks seda, et näiteks tohutu suur vale on see või mida on varjatud, et 2014. aastast on Ukraina keskvõim tapnud teisest rahvusest oma riigi kodanik. Sellest ei taha mitte keegi rääkida, öeldakse, et see on sulasele vale, sükst asja pole olemas. Ja kui sa ütled, et kuule, selle kohta on konkreetsed faktid ja tõendid olemas, siis öeldakse, ma keeldun seda uskumast. Kui sa keeldud seda uskumast, ega sinu keeldumine ei tähenda seda, et sellist asja pole olnud. Ja me ei saa väita, mida on isegi jänkid ja mida kõik on öeldud. Näiteks kas või selles Ukrainas oli ju relvastatud konstitutsiooni vastane väline riigipööre. Mis on tegelikult ju süütune. Miks siis niimoodi tehti? Sellepärast, et riigipööre on ju fakt. Oli riigipööre. Ega keegi ei vaide, see ei olnud konstitutsioonipärane. See ei olnud nii, nagu pidi olema. See on fakt. Need on kõik faktid. Aga meil on ka olnud siin mitu riigipööret minu meelest juba. Absoluutselt. Meil on see on kodune koht, see Ukraina. Jah. Sinna võiks minna kohe sõdima praegu selle riigipöörete poolt. Ja kui me nüüd vaatame teistpidi, väga palju on selliseid käitumist õigustavaid valesid, mis on tegelikult ka pool tõde, näiteks sellepärast, et see on ju tõde, et Venemaa läks Ukrainasse kallale. Väga õige.
aga me ei räägi nendest tegelikest motiividest, miks ta seda tegi. No, Sest mis arvad, ma küsin veel. Hulluks läks ju. Läks Putin tõusis hommikul üles, vasaku jälle kastus voodist välja, ütles, et mu tuju läks paremaks. Lähme nüüd täna Ukrainale kannale. No Putin ilmselt läkski hulluks. Selles suhtes on õigus, et see, mis Ukrainas tehti, see oli riigipööre, see oli inetus, see oli alatus, see oli ebaseaduslik. Ameerika on teinud riigipööreid. Ameerika korraldas selle, aga see ei ole õigustus väliseks sekkumiseks. See on nende probleem siis. Jah, aga selle see ei õigusta seda sissetungi. Kui selle tulemusena, ma ütlen sulle, me ei ole Venemaa presidendid. Kui Venemaa tunneb ennast ohustatud tänu sellele, siis ta käitub vastavalt, kas see meile meeldib või ei meeldi. See ei ole tunne. Kui Venemaa ja NATO leppisid kokku pärast Berliini müüri, et NATO ei laiene idablokki. Jah. Kõik on kokku lepitud allkirjad all ja siis ta hakkas laienema, siin on ju NATO praegu. Kirjalikult ei lepitud kokku, sellepärast et Putin ütles, aga ju lepiti kokku, istuti laua taha ja lepiti kokku ja siis küsiti ta käest, et aga näita, kus see lepitud kokku, mis asja, midagi meie ei tea, et on kokku lepitud. Siis toodi välja konkreetsed jutuajamised, lindistused, kõik tuli välja, et lepiti kokku küll. Oli džentelmenide kokkulepe. Ja paberit ei ole. No siis võib muidugi. Siis võib ikka paberit ei ole selle kohta. Aga selle kohta ütleski Putin, mitte mina ei öelnud, Putin ütles selle kohta, ma ei ütle, et ta ütles ilusasti, ta lihtsalt ütles. Ta ütles selle kohta, et meid on petetud ja rohkem sellist asja juhtuda ei saa. Ta ütles, et täpselt samamoodi me käitusime 41. aastal. Me kogu aeg tõrjusime Saksamaad ära, et see on provokatsioon, midagi ei juhtu, sõda ei tule, kõik on hästi. Ja ühel hetkel oli Saksamaa keset Venemaa. Täpselt samamoodi ka NATO-ga, et tuleb meie piiride lähedale, kõik on hästi, et on kaitseorganisatsioon, aga kogu aeg me näeme, kuidas ta kerib ja selle eest me ütlemegi meie ka riikide või nende vahel peab olema puhvertsoon, mis on neutraalne. Ma saan temast aru kui Vene presidendist, kes peab oma rahva turvalisuse eest seisma. No Vene president oli ohustatud siis, kui Eestis oli tõrviku rongkäik, et siis Lavrov ütles, et tõrviku rongkäigud toimuvad siin. No ja tas toimuvad. Ja toimuvad ka teistes riikides. Talle ohustatud oli tõrviku rongkäigud. Vaata, tõrvik on valge ja talle ajab suitsu ja ajab sädemeid. See on propaganda, mis igalt poolt ühed või teiselt poolt tuleb. Petrooli aisu ja terve Venemaa on ohustatud sellest. Aga vaata, mina tunnen ennast ohustatud näiteks sellest, mida alles hiljuti ütles Leedu välisminister. Me lähme ja korraldame Venemaal mässu, Venemaal tuleb mäss korraldada, Venemaa tuleb laiali ribadeks kiskuda. No, mingu ja tehku siis. No. Aga selle peale ütles, aga vaata, mida see torgida? Selle peale ütles Vene välisministeeriumi pressiesitaja väga ilusasti, kellel juhiti tähelepanu, küsiti, mis te sellest arvate. Ja ta ütles, et mis me arvame, midagi arva. Lihtsalt me leiame, et Leedu tuleb vabastada sellest fašistlikust valitsusest ja et Leedu rahvas oleks vaba ja oleks ilus ja kena ja normaalne ja sõbralik riik. Me leiame sedapidi. Vaata. No Eesti tuleb tõrvikutest vabastada. Mitte tõrvikutest. Tõrvikutega käijatest. Meie kuulutasime Venemaa nüüd, jumala eest, ma ei kaitse üldse Venemaad, me lihtsalt arutame teemat. Ja loomulikult meie kuulutasime Venemaa Riigikogus terroristlikuks riigiks, toetamaks terroristi ja nii edasi. Ma soovitan kuulata. Kunagi kuulutasime ka eelmise okupatsioonivõimu kuritegelikuks ja selle organisatsioonid, seal hulgas ma saan aru ka Kirjanike Liidu, kes viis jälle inimsuse vastast. Absoluutselt. Mis sellest juhtus, see Kirjanike Liit pidas praegu oma 100. juubelit ja mitte midagi juhtus. Aga pane tähele, keegi istub ja kuskil kirjutab. Eesti ütles niimoodi. No aga lihtsalt tuleks nende sõdade juurde tagasi. Kas on mõni sõda kunagi alanud nagu mingi normaalse põhjusega? Eriti ameeriklaste alustatud sõda. No jätan venelased kõrvast, nemad pärast teist maailmasõda nii vähe sõdu alustanud, et polegi nagu millestki rääkida. Okei, no mõni üksik sõda, mingi äpardanud sõda on. Ameeriklastel peaks olema umbes 50. Kuidas algas Vietnami sõda? Tonkini lahe intsident. Pärast selgus, mitte mingit intsidenti ei toimunud, ei niipidi ega teistpidi. Üldse ei toimunud mitte midagi. No neil oli Pearl Harbor, Lusitani ja kõik need asjad. Aga võta veel mingi Iraagi sõda, eks ole. No mis siis toimus?
no mis see alus siis nagu oli? Et kui hakkad neid niimoodi, ma ei viitsi kõiki seletada, kõike ma ka ei mäleta, sest neid on lihtsalt nii palju ja enamus on ikkagi see, et seal on mingi vale on aluseks, mingi valed ja propaganda. Ma saan aru, aga vaatame teiselt poolt, eks ju, vaatame venelast, ma ütlen veel kord, ma üldse ei kaitse. Venelane võttis kätte ja läks Süüriasse. Venelane läks Süüriasse legaalse Süüria ja valitsuse kutsel, palvel võitluseks terroristlike organisatsioonidega, kes tahavad kukutada Süüria ametlikku valitsust. Ja keda rahastas meie liitlane väga tõenäoliselt. Ja täna ongi meie liitlane on seal sees, küsitakse, miks ta seal üldse sees on, miks on tema baasid sees, miks ta ekspluateerib seda riiki, miks ta pumpab sealt naftat, miks ta seal üldse on, mis õigusega ta seal üldse on. Tugevam õigusega. Sellest me ei räägi mitte midagi üldse. Me võtame, mida halba teeb venelane. No võtame kätte, siin on ju teisi, mis asi Tšetšeeni sõda. Sellepärast, et Tšetšeeni sõda, Afganistani. Tšetšeeni sõda oli selge, see on põhjustatud ja räägitud, miks see Tšetšeeni sõda on. Kas see nii oli või ei olnud, meil ei ole andmeid, aga kui me räägime nüüd nagu Afganistanist, siis venelane läks täpselt samuti Afganistani valitsuse palvel sisse. See oli riikide vaheline kokkulepe. Kui ta sinna läks. See, et ta sealt välja tuli niimoodi. Läks sisse ja lõi selle sama valitsuse maha. Ükskõik, mis ta tegi, aga saad aru, kas see oli lobitöö, kas see oli see või teine või kolmas, aga juriidiliselt oli ju tegemist jokksüsteemi. No seda küll, jah. Nii, Sven, sinu kõige suurem vale, mis sa oskad. Mina olin vastu, kui Euroopa Liidu referendum oli. Aga siis mida meile räägiti sellest liidust, eks ole, et on väga hea, elu läheb seal paremaks, vaata see on siuke koht, kus inimesed lähevad paremini, kui me läheme sinna, ühineme, eks ole, siis hakkab meil ka elu paremaks minna. Mida statistika on näidanud? Tegelikult on käärid kogu aeg vaikselt kasvanud. Meil on elu küll paremaks läinud, aga Saksamaal on läinud 2 korda paremaks, meil ainult 0,3 korda. Et ei ole nagu õige jutt, eks ole. Keegi ei rääkinud meile, et meil hakkavad tulema neegrid. Keegi ei hakanud rääkima, et meil tuleb oma abielu. Keegi ei rääkinud meile, et me peame sööma sitikaid ja kaitsma loodust ja see looduse kaitsmine tähendab seda, et me istume külmas, pimedas ja näljas. Ja põhimõtteliselt ehitatakse üles mingid jõledaid tsensuurisüsteeme. See pidi olema siuke vaba, edukas, siukene ilus koht. Ja nüüd on see koht, eks ole, kus on internetitsensuurid, muud tsensuurid. Ma mäletan veel, ma ei tea millal see oli. Võib-olla 10 aastat tagasi oli päris tavaline uudis see, kuidas Hiina on kohutavalt inimõigusi rüvetav riik. Neil on internetile mingid piirangud, saad aru, tsensuur on internetis. Meil oligi vaba ja meil oligi mingi hetke vaba ja nüüd on vaata hullem kui Hiinas või vähemalt samasugused käteväänamise mehhanismid. Et minust see suur Euroopa pettus. See ei ole enam see Euroopa, see käib alla, see ei suuda oma kuradi sooja vett seal Saksamaal endale soojendada. Sa ütled, et Euroopa Liit on siis kõige suurim pettus. Jah, minu jaoks on küll väga suur pettus. Meil ju vahetati riigikord sisuliselt ära mingisuguse heaolu nimel, mis pidi tulema. Kus heaolu siis on? Ja see on ka põhiseadus vastane, kuidas seda tehti. See on Eesti riigi seaduste vastane. Jaa, aga see pidi olema kasulik, aga nüüd selgus, et ei ole kasulik. See oli teatud poliitikute sügav omavoli, mis oli motiiv, ma ei tea, ma kindlasti ei usu, et see oli sellisest kliimapettus. No see on ka, jah. Meil oli eelmine saade. Ja siin on kõik põhiteemad on ju pettus. Kõik põhiteemad, mis ajakirjandus üles võtab ja uluma hakkab, on see immigratsioon. Rootsis on näha, mis sellest immigratsioonist tuli. Jube värk. Kõik see kliima ja loodus ja see asi, sellest tuleb häda, viletsus, vaesus ja nälg kokkuvõttes. Nad ju tahavad põllumajanduse ka kinni panna, aga see on esimesed sammud on selle, et elekter läheb kallimaks. On lehmamaksud, lambamaksud, ma ei tea, mis peerumaksud neil kõik seal on. Mis oma abielu, mis asi see üldse on, mis abielu see on? Kogu aeg on see, et võetakse üles mingi kampaania, mis on põhimõtteliselt vale, aga ta töötab, eks ole, terve mõistuse vastu ja rahvusriigi õõnestamiseks. Nimeta ükskõik milline suur kampaania, ükski neist ei ole olnud ju põhiseaduse mõttes Eesti rahva, keele ja kultuuri edasi kestmiseks läbi aegade. Ja seletab, kuidas see homo abielu seda rahvast siis läbi aegade kestab nüüd. Mis moodi? Vaata, ma olin ka Euroopa Liidu vastu ja siis ma kirjutasin oma mõtted üles ja avaldasin nad ka täiesti kõigile lugemiseks. Ja põhimõte ja kokkuvõte oli selline, et meist saab kasvava sõjakusega unitaarriigi ääremaa.
mitte midagi seda, mida meile lubatakse, mitte midagi seda ei tule. Ja küsisin veel, et kas me tõesti saame olla rahvana nii rikkad, et me võime ära anda terve oma riigi. Ja täpselt nii on see asi ka tänaseks läinud. Me oleme jäänud oma riigist. Kus see lugu ilmus? Kurb. Sellest on terve raamat avaldati nendest kirjutistest ja pealkiri oligi, et kas me muinasjutt lihtsameelsetele oli selle raamatu pealkiri, sest see oli minu loo pealkiri muinasjutt lihtsameelsetele ja ma kirjeldasin seal kõik lahti kogu seda süsteemi tulevikku, mida meile Euroopa Liit toob koos oma õnne ja õnnetusega ja täna oleme me täpselt samuti, nii et ma panin selle jutu, ühe jutu ma riputasin üles ka oma sellesse blogisse, mis ma kirjutasin just enne Euroopa Liitu astumist, kuidas ma seda kõike nägin. Nii et ma ei taha kraaksuda, vaata see ongi jälle see, et kõikidele nendele asjaoludele tuginedes püüad sa välja selekteerida selle objektiivse tõe iseenda jaoks, et see ei oleks ainult pelgalt sinu enda isiklik selline arvamus, vaid sa püüadki aru saada, mis on ja mis juhtuma hakkab. Ja näiteks, mis ma täna näen või arvan, mis meil juhtuma hakkab, see on nii kole, et mu keel paindub seda avalikult välja ütlemist. Aga ärme unustame süstlapettust. Nüüd Euroopa Parlamendis tunnistas Pfizeri üks direktoritest, keegi tädi nimega Small, talt küsiti hästi selgelt. Öelge, kas teil olid mingid andmed enne, kui see vaktsiin müügile läks, et see takistab haigus edasi kandumist, nakkumist. Muidugi ei ole. Mingid andmed ei olnud. Saadi valmis ja kukuti süsti. See oli vaja edasi liikuda teaduse kiirusel ja jälgida seda, mis turul toimub. Mitte laboris, vaid turul. Saad aru, turg on see, kus tehakse katseid. Aga viimased uudised on, et nüüd seal Jänkilandis tehti ju katse uue COVID-i tüve ja tarbeks, kus 80% nakatunutest sureb. Nüüd tekib küsimus, mille tarbeks, mille jaoks seda niimoodi üldse tehti. See on üks asi. Oota, kas siis... Ja nüüd tuleb välja, et seda ongi Ameerikas tehtud. Ja see, et aeti mingit juttu, et see on kõik Hiinast pärit, see on kõik bluff. No vahepeal keelati Ameerikas ja Kanadas nende eksperimentide tegemine ära viirustega ja need kanti üle teistesse riikidesse. Ainult üks oli Hiina, neid on igal pool veel. Ukrainas täpselt samamoodi. 80% sureb nad siis vaktsineerimise läbi või haiguse läbi. Et uus COVID-i tüvi on aretatud välja kuskil, mis see ülikool, see oli, ma ei mäleta. Ja seda avalikult on isegi sotsiaalmeedias võib leida konkreetseid. Tapab 80%. No praegu on ainult hiiri on tapnud 80%. Aga need olid need humaniseeritud või kuidagi inimgenoomiga hiired, kus on inimese mingid jubinad on hiire sisse pandud ja siis katsetatakse niimoodi hiirte peale. Kannavad prille ja oskavad lugeda. Ja nad on sotsialistid. Ja siis kokkuvõtteks see ongi see, mida sa arvad, mida hakkab siis meil tulema. 80%. Te teate väga hästi, et maakera on üle rahvastatud ja siin tuleb teha ikkagi väga tugev selektsioon. Sellest ei ole midagi, sest 1700 tappis 2. Soosaarele või maa alla elama siis. 80% on natuke halvem kui katku 85. Jah, veidikene halvem. Kuhu me siis läheme Soosaarele või maa alla elama? Ega kõik ei sure ära. 20% jääb alles, sa pead... nüüd tegema midagi oma eluviisidega, et oma protsenti tõsta, oma toitumisega, oma mõtlemisega. Tõde ja vale on see. Ja oma genoomiga. Et näiteks sellel perioodil, kui meil oli COVID ja kui meil inimesed tegelikult ka surid, siis statistika näitab ikkagi seda, et elanikkond noorenes märkimisväärselt. Väga paljud eakad inimesed lihtsalt surid ära. Ühesõnaga, läksid jalust ära. Mõtle, kui palju lihtsamaks teeb riigi sotsiaalkindlustuse, pensionifondi, mis iganes. See raha jääb ju põhimõtteliselt ju kõik alles. Ja saab ära varastada. Meil see... Muidugi, jumal hoidku. Vea laiali ja varasta ära. Ja kui sa... Vale jutt valest nagu läks ja lõppes sellise... Tõega. Lõppes sellise, kas tõega, aga sellise maailma lõpu ennustusega, et loodame, et see meie ennustus ongi see kõige suurem vale, mida me tahtsime rääkida. Ja sellega lõpetamegi, et meie see õudne ennustus oleks siis, loodame, et ta saaks siis hästi suur vale, kõige suurem vale. Aga siis
tõmbame otsad kokku ja suur aitäh, Harri Raudvere, suur aitäh, Sven ja Rõõm. ja kohtume jälle.